Kas sa teadsid, et K2 on isegi ohtlikum kui Everest? Seda kutsutakse sageli metsikuks mäeks. See on koht, kus isegi kõige kogenumad alpinistid seisavad silmitsi lakkamatute tormide, järskude ja jäiste nõlvade ning külma tegelikkusega. Siin ei ole eksimisruumi. Erinevalt Everestist, kus tuhanded on proovinud ja paljud on ka edukad olnud, jääb K2 palju ohtlikumaks ja surmavamaks väljakutseks. Siin, nendel reeturlikel harjadel ja lumeväljadel, on mõned ajaloo vapraimad naisalpinistid leidnud oma enneaegse ja traagilise lõpu. Nad roonisid unistuste ja kindlameelsusega, kuid nende saatused otsustati jõudude poolt, mis olid väljaspool nende kontrolli. Lumetormid, laviinid ja ootamatud libastumised sügavikku. Everestil ei pääse umbes 1/16 ronijast elusalt tagasi. Aga K2L tõuseb see arv 4/16. 25% ronijatest ei jää ellu. Paul just head väljavaated. Ja tänaste nimekirjas olevate naiste jaoks tähendab see kohutavaid saatusi. Nagu alati, see video ei pruugi kõigile vaatajatele sobida. Oletame, et seisad maailma teise kõrgeima mäe tipus. Oled just roninud 28 251 jala kõrgusele, mis on kõrgem kui peaaegu ükski teine punkt maal. Su kopsud karjuvad õhu järele ja tunned jäise tuule teravat kipitust oma näol. Aga mitte miski sellest ei loe praegu, sest sa tegid selle ära. Sa jõudsid kohale. Just selline tunne oli Liliane Berardil 21. juunil 1986. Ta seisis seal, otse K2 tipu peal koos oma abikaasa Maurice'iga. Tuul ulgus ja lumi oli kõikjal. Aga sel hetkel ei olnud miski muu oluline. Nad olid seal koos maailma tipus. Aga K2L on tippu jõudmine vaid pool teekonnast. Tõeline katsumus on alla tagasi jõudmine. Kui Liliane ja Maurice hakkasid alla ronima, hakkas ilm halvenema. Valguses oli vaid mõned pilved. Siis hakkas puhuma terav tuul. Mõne tunni pärast puhkes tõeline torm. Kujuta ette lund, mis on nii tihe, et sa vaevu näed oma kätt enda ees. Tuul rebib sind ja iga samm on nagu lahing. Lumetormis. K2 mäel langeb temperatuur kiiresti ja kõik tundub liikuvat aegluubis. Just sean sattusid Liliane ja Maurice lumetormi kätte, lõksu maa ühe kõige surmavama mäe kõrgel tipul. Need teadsid, et vajavad kiiresti varju, nii et leidsid kitsa kaljuserva ja surusid end üksteise vastu, püüdes tormi möllates sooja hoida. Kuid tundide möödudes muutus iga hetk eelmisest külmemaks. Nad tundsid, kuidas nende jõud rauges, samal ajal kui keha võitles lihtsalt selle nimel, et sooja hoida. Liliane teadis, kui ohtlik olukord oli. Ta teadis, et Mägi ei hooli sellest, kes sa oled või mida sa oled juba üle elanud. Mägi oli varemgi palju elusid võtnud ja nüüd tuli see nende järele. Torm kestis kogu öö. Nii olid nad hommikuks endiselt lõksus, kurnatud ja külmunud. Nad üritasid uuesti liikuda, kuid külm oli liiga tugev. Liliane'i keha hakkas üles ütlema. Ta suutis vaevu jalgu tõsta. Tuul oli halastamatu maadleja, peksis neid igast küljest ja sundis iga sammuga tagasi astuma. Kuni ühel hetkel Liliane kokku varises. Ta kukkus kõvasti, lumi kattis ta sekunditega. Kuigi Maurice oli otse tema kõrval, eraldas neid pimestav torm. Ta üritas hüüda, kuid tema hääl kadus tuule möörgamisse. Ta üritas püsti tõusta, kuid tema keha ei allunud talle. Kujuta ette, et lamad seal. Tunned külma, mis poeb sügavamale su kontidesse, teades, et sa ei pruugi eluga pääseda. Kes teab, mida ta mõtles? Mida me teame, on see, et oma viimastel hetkedel oli ta üksi, ainult tuul ja lumi tema ümber. Kui torm lõpuks vaibus, leidsid päästed Liliane'i külmunud keha kitsal kaljuserval. Just sean, kuhu ta oli kukkunud. Aga tema abikaasa Maurice oli kadunud. Päevadest said nädalad, kuid temast polnud jälgegi. Päästjad said vaid mõelda, kui kaugele torm Maurice oli viinud. Läks 12 aastat, enne kui tema keha lõpuks leiti palju madalamal mäel, kui keegi oleks osanud arvata. Nagu tema naine, ei olnud ka K2 talle halastust näidanud. Liliane Barnard oli üks väheseid naisi, kes kunagi K2 tippu jõudis. Aga Mägi võttis tema elu enne, kui ta jõudis alla tagasi tulla. Ma soovin, et tema lugu oleks haruldane, kuid see on vaid üks paljudest näidetest, mis näitavad, kui halastamatu K2 võib olla. Meie järgmine lugu on veelgi masendavam. See räägib kurvast juhtumist Julie Tullisega, filmitegija, ema ja alpinistiga,
kes ei taganenud kunagi ühestki väljakutsest. Erinevalt enamikust alpinistidest, kellest me räägime, ei olnud Julie alati mägironija. Tegelikult avastas ta oma armastuse mägironimise vastu alles 40ndates eluaastates. Enne seda oli ta judoõpetaja. Aga kui ta kord mägironimise avastas, oli ta sellest täielikult haaratud. Sellest sai tema kirg, tema viis maailmaga ühenduse loomiseks. Ta filmis isegi oma ronimisi, jäädvustades kõrgeimate tippude ilu ja ohtu. Enne K2 vallutamist oli Julie juba roninud mõnele maailma raskematele mägedele, nagu Nanga Parbat ja Broad Peak, mis mõlemad on üle 8000 meetri kõrged. Ja ta tegi seda filmides, mis tähendas, et ta pidi kandma kaasas oma rasket kaameravarustust koos ronimisvarustusega. Ta tahtis maailmale näidata, milline elu seal üleval hõredas õhus on, kus iga samm oli võitlus. Aga K2 oli teistsugune. See metsik mägi oli ülim proovikivi. See võis mägironija vaimu kas tugevdada või murda. Ja Julie uskus, et ta on selleks valmis. 1986. aasta augustis liitusid Julie ja tema ronimispartner Kurt Tienberger väikese grupiga, kes üritas K2 vallutada. Selleks ajaks olid nii Julie kui ka Kurt kogenud mägironijad, hästi ettevalmistatud eesootavaks väljakutseks. Ronimine algas hästi ja 4. augustil seisid nad tipus, üle 80 000 jalga merepinnast kõrgemale. Hetkeks tundus, et nad olid võitnud, kuid nagu sa juba tead, on tippu jõudmine alles pool teed. Tõeline väljakutse on alla tagasi jõudmine. Ja just siis hakkas kõik lagunema. Kui Julie ja Kurt hakkasid laskuma, muutus ilm kiiresti. Torm saabus, tuuled puhusid üle 60 miili tunnis ja lund sadas nii tihedalt, et tundus, nagu nad oleksid elusalt maetud. Nad suutsid tagasi jõuda 4. laagrisse ja just siin muutub see lugu süngeks. 4. laager on üks mäe kõrgeimaid laagreid. See asub umbes 26 000 jala kõrgusel, piirkonnas, mida alpinistid nimetavad surmatsooniks. Seda nimetatakse nii, sest siin on õhk nii hõre, et hapnikku on vaid umbes kolmandik sellest, mis merepinnal. Seetõttu hakkab su keha hapnikupuuduse tõttu aeglaselt üles ütlema. Sa ei suuda süüa, ei suuda magada ja selge mõtlemine muutub peaaegu võimatuks. Julie hakkas seda tundma. Kõrgushaiguse esimesed märgid tabasid teda tugevalt. Niile, kes ei tea, kõrgushaigus on seisund, mis on põhjustatud sellest, et kõrguse tõttu ei hingata piisavalt hapnikku. See on nagu elu kõige hullem peavalu. Sul käib pea ringi, kõht on sõlmes ja oled nii nõrk, et ei jaksa isegi liikuda. Aga sellega asi ei piirdu. Su aju hakkab hapnikupuuduse tõttu paisuma ja kopsud täituvad vedelikuga. Iga hingetõmme muutub võitluseks, nagu lämbuksid aeglaselt. Julie oli nende sümptomitega tuttav. Ta oli neid varem tundnud ja teadis, kuidas nendega toime tulla. Aga mitte kunagi nii. Seekord oli teistmoodi ja hullem. Ja siis läks asi veel hullemaks. Kui Julie astus lumetormist telgist välja, kaotas ta jäisel nõlval tasakaalu, kukkus kõvasti jääle ja murdis oma roided. Kurt aitas ta tagasi telki ja vedas ta sisse tagasi. Aga Julie oli väga halvas seisus ja valudes. Nad olid lõksus ja torm ei näidanud mingeid peatumise märke. Näed veetsid päevi selles telgis, külma eest üksteise vastu surutud, oodates, et torm lõpeks. Aga K2 hoidis neid oma haardes. Pääseteed polnud. Julies seisund halvenes kiiresti. Ta suutis vaevu istuda, hingates pinnapealselt ja katkendlikult. Kõrgushaigus süvenes ja mõjus tema kehale rängalt. Kurt üritas teda ärkvel hoida, rääkides temaga ja julgustades teda vastu pidama. Aga ta oli kord teadvusel, kord teadvuseta. Tema huuled muutusid siniseks ja nahk kaavatuks. Tal oli külm lausa seestpoolt välja. 7. augustiks oli selge, et Julie ei kesta enam kaua. Ta oli liiga nõrk, tema keha oli liiga läbi. Kurt, tema elukaaslane, ütles, et ta vaatas üles silmadega, mis ütlesid kõik. Ta sosistas, et ta on väsinud ja vajab puhkust. Siis, keset tormi, sulges ta oma silmad viimast korda. Kurt jäi tema keha juurde, olles tormi tõttu lõksus. Päevi hiljem, kui torm lõpuks vaibus, alustasid ellu jäänud oma pikka laskumist. Julie keha lisas lisaraskust, mida tuli koos varustuse ja hapnikuga alla kanda. Nad pidid ta maha jätma, kõrgele jäistele nõlvadele. See oli kurb lõpp eredale lootusrikkale teekonnale. Julie surmise šokeeris paljusid.
Ta oli alpinist, jutuvestja, teerajaja ja ema, kes järgnes oma unistustele kuni lõpuni välja. Ta mõistis riske. Ta võttis tarvitusele kõik ettevaatusabinõud. Siiski, K2 mäel ei loe, kui kogenud või ettevalmistunud sa oled. Vaid hetkega võib asjatundjast saada abitu ohver. Ja mõnikord ei avaldu K2 tragöödiad äkiliste tormide või surmavate kukkumistena. Mõnikord võtavad vaiksed ohud, mida sa kunagi ette ei näe, elu isegi kõige paremini ettevalmistunutelt. Ja meie järgmise loo seikleja sai sellest teada kõige südantlõestavamal moel. 2008 aasta juulis seisis Cecilia Skog K2 mäel rahuliku enesekindlusega, mida võiks oodata inimeselt, kes on juba vallutanud maa kõrgeimad ja külmimad paigad. Cecilia oli roninud Everesti, Denali ja Cho-Oju tippu. Seega polnud ta ohtude ega äärmuslike tingimuste jaoks võõras. Ta oli suusatanud nii põhjapoolusele kui ka lõunapoolusele ning oli esimene naine, kes saavutas maadeavastaja suure slämmi. Ta oli kogenud seikleja. Ta oli valmis kõigeks, või vähemalt nii ta arvas. Tema abikaasa oli tema kõrval. Rolf Bay, kaasalpinist, kes jagas sama kirge. Nad olid koos roninud paljudele tippudele, kuid K2L oli nende südames eriline koht. See polnud nende esimene kord seista silmitsi K2 halastamatute nõlvadega. Juba 2005. aastal sundis halb ilm neid tagasi pöörduma. Aga nüüd, 3 aastat hiljem, olid nad otsustanud tippu jõuda. Kuus. Nad otsustasid ronida K2-le Sasseni marsruudil, sest see viis otse üles mäe lõunaküljelt. See marsruut oli tavapärasest keerulisem, kuid just see tegigi selle nende jaoks ahvatlevaks. Tuus kulges hästi. Nad jõudsid mäest üles rekordajaga ning 1. augustil olid Cecil ja tema abikaasa peaaegu mäetipul. Ilm oli selge ja kõik näis olevat nende kasuks, kui nad alustasid viimast tõusu tippu. Rolf, kes oli veidi väsinud ja kannatas kõrgushaiguse käes, otsustas jääda vahetult tipu alla puhkama. Aga Cecilia ja teine alpinist Lars Ness liikusid edasi, ajendatuna unistusest teha ajalugu. Cecilia ja Lars jõudsid tippu 2008. aasta 1. augusti hilisel pärastlõunal. See oli mõlema jaoks ajalooline saavutus. Selle ronimisega said neist esimesed norralased, kes on kunagi edukalt K2 tippu jõudnud. Aga nad ei jäänud kauaks. Nad teadsid mäe reegleid. Nad pidid võimalikult kiiresti alla tagasi tulema. Valgus hakkas hämarduma ja nad pidid liikuma. Rolf, kes oli ronimisest endiselt väsinud, lõi neid nähes näo naerule. Ta oli nende edu üle õnnelik. Lars pakkus Rolfile laskumisel juhtimist, kuid ta keeldus. Nii et kui nad laskusid, läks Lars esimesena, siis Rolf ja seejärel Cecilia tema järel. Nad alustasid laskumist samal õhtul. Nende pealambid lõikasid läbi tiheneva pimeduse. Kui nende pealambid lõikasid läbi pimeduse, liikusid nad ettevaatlikult mööda järske jäiseid nõlvu alla. Kogenud mägironijatena teadsid nad, et üks ainus viga võib siin saatuslikuks saada. Aga see oli K2. Nendel nõlvadel pole mõnikord isegi ettevaatlikkusest kasu. Kui nad laskumist jätkasid, kostis äkitselt läbi mäe sügav mürin. Maa Cecilia jalgade all värises tugevalt. Cecilia komistas, püüdes tasakaalu hoida. Ta vaatas üles just õigel ajal, et näha valguse sähvatust, mis seejärel kadus. Cecilia sai võudusega pealt vaadata, kuidas tema abikaasa Rolf sai langeva jääga pihta. Ühel hetkel oli ta seal ja järgmisel hetkel oli ta kadunud, mäe poolt neelatud. Cecilia hüüdis Rolfile, tema hääl pingutades vastu hüredat õhku ja möörgavat tuult. Aga vastust ei tulnud, oli vaid vaikus. Lars tormas ettepoole, otsides meeleheitlikult pimedusest mingitki märki temast, samal ajal kui Cecilia seisis tardunult šokis ja uskumatult. Ta lootis meeleheitlikult, et ta on turvaliselt. Minutid tundusid tundidena, kuid kui Lars lõpuks tagasi hüüdis, oli tema hääl värisev, kui ta ütles sõnad, mida Cecilia kunagi kuulda ei tahtnud. Rolf on läinud. Me võime vaid ette kujutada paanikat ja südamevalu, kuid leinamiseks polnud aega. Cecilial tuli edasi liikuda. Kinnitatud köied, mida nad olid üles ronimiseks kasutanud, olid kas mattunud või hävinud selle mõju tõttu. Tii, mille nad olid hoolikalt üles liikudes valinud, pühiti hetkega minema. Ta oli lõksus, üle 8000 meetri kõrgusel surmatsoonis, ilma selge võimaluseta alla saada. Ta sundis end astuma ühe sammu, siis teise. Ta kandis endaga šokki ja hirmu, keskendudes vaid ühele asjale, ellujäämisele laskumisel.
Tunnid möödusid aeglaselt ja piinarikkalt, kui Cecilia laskus K2-selt alla. Tema jõud hakkas raugema. Õhuke õhk tegi hingamise raskemaks ja tema keha valutas kurnatusest. Aga ta ei saanud peatuda. Ta teadis, et kui ta ei liigu edasi, ei pääse ta elusalt välja. Nii ta klammerdus mäe külge, liikudes pimeduses samm-sammult allapoole, teades, et üks vale samm võib olla tema viimane. Kuigi ta arvas, et ta ei jõua kohale, jätkas ta liikumist. Lõpuks jõudis ta 4. laagrisse, väsinuna, kuid erusana. Tema abikaasa ja 10 mägironijat hukkusid sel päeval K2L jäävaringu tõttu. See on siiani üks mäe ajaloo kõige surmavamaid päevi. Kuid Cecilia lõpuks baaslaagrisse tagasi jõudis, oli ta läbi elanud tõelise põrgu. Ta oli teinud ajalugu ja kuidagi sellel metsikul mäel ellu jäänud. Aga hind oli liiga ränk. Ta tuli 2 leet ronida koos oma abikaasaga, kuid lahkus ainult õudusunenägude ja murtud südamega. Cecilia lugu ei ole ainus, mida on kujundanud K2 halastamatu loomus. Mõnele mägironijale on mäekutse tugevam kui kaotuse hirm. Järgmine lugu näitab meile just seda. Alison Hargreaves vastas mäekutsele ja see on tema lugu. Nii et kujuta seda ette. On 1995 aasta suvi ja sa seisad K2 jalamil, vaadates üles selle kõrguvate nõlvade poole. Taevas on selge, õhk on hõre ja sa tead, et oled kohe silmitsi ühe oma elu raskema väljakutsega. Just Seal Seasons, Alison Hargreaves, 33-aastane Briti alpinist ja 2 lapse ema. Aga ta ei olnud seal ainult selleks, et tippu jõuda. Ta oli siin selleks, et teha ajalugu. Alison ei olnud lihtsalt tavaline alpinist. Isegi mägironijate seas oli ta omaette klass. Mitte ainult sellepärast, et sama aasta alguses jõudis ta ülemaailmsetesse uudistesse, kui temast sai esimene naine, kes vallutas Mount Everesti üksinda ja ilma lisahapnikuta. Samuti sellepärast, et ta vallutas Eigeri põhjanõlva talvel, olles 6 kuud rase. Ta oli sihikindel, kirglik ja äärmiselt iseseisev. Ta oli alpinist, kes uskus, et asju tuleb teha raskel viisil. Nii et kui ta seisis K2 jalamil, polnud tema eesmärk lihtsalt edukalt mäetippu jõuda. Ta kavatses taas ajalugu teha. Seekord kavatses ta ronida maa kõige surmavama mäeotsa, kõige raskemal viisil. Ilma hapnikuta, ilma kõrgmäestiku pakikandjateta ja ilma kompromissideta. 1995 aasta juunis jõudis Alison K2 jalamile, valmis mäge vallutama Abruzzi harja kaudu. See marsruut, mis on nime saanud Abruzzi hertsogi järgi, kes üritas seda 1909 aastal, on üks populaarsemaid, kuid samas ka tehniliselt kõige keerulisemaid teid tippu. See on nõudnud paljude alpinistide elusid ja nagu varsti näed, pole raske mõista miks. Abruzzi haru tõuseb järsult K2 alusest ja jätkub halastamatu 11 000 jalase teena mööda mäe kaguharja üles. See on halastamatu marsruut, mis nõuab mitte ainult jõudu ja vastupidavust, vaid ka uskumatut oskust ja terasest närve. Marsruut algab Hausi korstnaga, mis on peaaegu vertikaalne. 2000 jalane kalju ja jääsein nime saanud Ameerika alpinisti Bill Hausi järgi, kes ronis selle esimesena 1938 aastal. Ronijad peavad end üles vinnama kasutades kassasid ja jääkirke. Juba see lõik on nii raske, et ainult kõige paremas vormis ja otsustavamad suudavad sellest läbi minna. Ja see on alles algus. Pärast Hausi korstnat läheb asi veelgi raskemaks. Järgmisena tuleb lõik nimega Must püramiid. See on labürint teravatest lahtistest kividest, mis turitavad välja võimatute nurkade all ning jäälaikudest, mis on libedamad kui klaas. Iga samm tuleb hoolikalt jälgida ja iga käetugi läbi proovida. Üks ainus libastumine või lahtine kivi ja kõik on läbi. Enamik ronijaid tunneb, kuidas närvid pannakse proovile, kui nad aeglaselt ülespoole liiguvad. Teades, et kukkumine võib tähendada tuhandete jalgade kõrguselt allavarisemist. Kuid Alison ei lasknud sellel end aedlustada. Ta jätkas edasi liikumist, ronides kindlalt mäest üles, pilk suunatud tippu. Aga sel suvel ei olnud ilm tema poolt. Tormid räsisid mäge päevast päeva, sundides ronijaid korduvalt taanduma. Üks tema meeskonnakaaslastest, kaasmaalane Alan Hinkis, suutis ära kasutada varajast ilmalünka ja jõudis tippu enne, kui tingimused halvenesid. Aga Alison ei kiirustanud. Ta oli kannatlik ja ettevaatlik. Ta teadis, et K2 ei ole tavaline mägi. 6. augustiks oli Alison roninud 2 korda 3. laagrisse ja korra 4. laagrisse. Iga kord, kui ta üritas kõrgemale minna, läks ilm hullemaks. Ta pidi peatuma veidi üle.
26 000 jala kõrgusel. Enamik tema meeskonnast otsustas asjad kokku pakkida ja koju minna, kuid tema ja ekspeditsioonijuht Rob Slater otsustasid jääda ja teha veel ühe katse. Enamik ronijaid lahkus baaslaagrist, kuid mõned teiste meeskondade ronijad jäid samuti, kõik lootes veel ühele viimasele võimalusele tippu jõuda. 9. augustil nägid nad lühikest head ilma akent ja otsustasid sellest kiiresti kasu lõigata. Plaani kohaselt pidid nad seekord jõudma otse tippu välja. Aga niipea, kui nad jõudsid 3. laagrisse, avastasid nad katastroofi. Lumelaviin oli nende telgid hävitanud. Enamikel mägedel oleks see kindel märk, et oled vea teinud ja laagri valesse kohta püsti pannud. Aga see on K2. Siin ei ole ühtegi turvalist kohta. Lumelaviinid võivad juhtuda igal pool ja igal ajal. Allison ja teised mägironijad veetsid üle tunni lund läbi otsides, püüdes leida mattunud varustust. Kui nad lõpuks said kätte, mida vaja oli, liikusid nad edasi 4. laagrisse, kuhu jõudsid 11. augustil ilma vahejuhtumiteta. Õnneks oli 4. laager endiselt püsti. 12. august oli ilus ja selge päev. See oleks olnud ideaalne tippu tõusmiseks, kuid eelneva päeva ronimisest olid nad liiga väsinud. Seetõttu otsustasid nad puhata. Järgmisel päeval, 13. augustil kell 2:00 öösel, Allison ja 10 mägironijat asusid teele tippu poole. Juba algusest peale oli ronimisel probleeme. Lumi oli ebastabiilne ja ilm tundus kahtlane. 5 alpinisti otsustasid enne Pudelikaela kuruni jõudmist tagasi pöörduda. Pudelikaela kuru on kitsas ja ohtlik lõik, kus tuleb ronida tohutu jäämassiivi ehk seraki all, mis võib ebastabiilse ilmaga iga hetk kokku variseda. See on see K2 osa, kus sa tead, et paned oma õnne tõsiselt proovile. Üks ronijatest, kes tagasi pöördus, oli Peter Hillary, Everesti legendi Sir Edmund Hillary poeg. Ilm ei tundunud talle hea ja ta otsustas, et on aeg taanduda. Aga Allison jätkas. Ta surus edasi, juhitud sellest samast otsusekindlusest, mis oli viinud ta Everesti tippu. Ja kell 18:17 jõudis ta lõpuks K2 tippu. Ta seisis 8611 meetri kõrgusel merepinnast, ühel maa kõrgeimal tipul. Ta oli üks vähestest naistest, kes seda kunagi teinud, ja kindlasti üks väga vähestest alpinistidest, kes selle saavutas ilma lisahapnikuta. See oli erakordne saavutus, järjekordne triumf naisele, kes oli kogu oma elu tõestanud, et kõik on võimalik. Ta ei teadnud seda tol hetkel, kuid lõunast liikus orgu mööda üles soe ja niiske õhumass, mis oli kohe-kohe põrkumas kokku tugeva antitsükloniga, mis lähenes mäe Hiina-poolselt põhjaküljelt. Torm oli juba kell 5 õhtul tabanud Peetrit ja teisi mägironijaid. Nad laskusid lähedal asuvalt Broad Peaki tipult, mis oli umbes 600 meetrit madalamal kui K2. Äkitselt võitles ta oma elu eest. 130, 160 kilomeetrit tunnis puhuvate tultega. Kui nad tormasid varju otsima, vaatasid nad õudusega K2 poole. Nad nägid endiselt mäel inimesi, kes üritasid veel tippu jõuda. See oli Allison ja teised mägironijad, kes liikusid endiselt ülespoole, täiesti teadmata, milline katastroof neid tabama hakkab. Kell 18:17 pärast tippu jõudmist alustasid Allison ja teised laskumist. Tipus oli ilm endiselt selge ja neil polnud aimugi, mis neid ees ootab. Kuid kogenud mägironijatena teadsid nad, et nad ei saa kauaks peatuma jääda. Nad polnud kaugele jõudnud, kui torm kiiresti peale tuli. See oli tohutu tuule- ja lumesein, mis tabas neid ootamatult. Temperatuur langes järsult ja mõne minutiga kadus nähtavus täielikult. See oli chaos. Ronijad olid laiali, püüdes leida teed alla, kuid ilma püsiköiteta, kuhu end kinnitada. Ja varjualuseta polnud neil mingit võimalust. Megi neelas nad ükshaaval, kui tuul nad üles tõstis ja lõunanõlvale paiskas. Koos Allisoniga olid seal 3 hispaanlast, üks uusmeremaalane ja üks ameeriklane. Päevi hiljem, kui 5 alles jäänud mägironijad laskusid mööda 4. laagrist, leidsid nad kaljuserval lebava saapa. See kuulus Allisonile. Nad vaatasid üle serva ja nägid tema keha rohelises ronimiskombinasoonis, lebamas tuhandete jalgade võrra allpool paika, kus ta oli alla kukkunud. Nad teadsid, et peaksid ta ära tooma, kuid nad olid kurnatud ja polnud mingit võimalust teda alla kanda. Nii jätkasid nad laskumist, jättes ühe Suurbritannia suurima naisalpinisti sinna, kuhu ta jäi. Allison Hargreaves.
Oli 33-aastane, kui ta jättis maha 2 last, kes kasvasid üles teadmisega, et nende ema oli üks ajaloo vapramaid mägironijaid. Ta tuli K2-le, et teha ajalugu, ja ta tegigi seda. Nende lugude põhjal, mida oleme seni jaganud, võid juba aimata, miks K2 on nii ohtlik ja miks see nõuab nii paljude mägironijate elusid, olenemata nende kogemustest. Esimene asi, milles me kõik nõustume, on ilm. K2 on tuntud oma äärmuslike ja ettearvamatute tingimuste poolest ning see kõik on seotud geograafiaga. Näete, K2 asub Karakorami mäestiku keskmes, mis on üks maailma geoloogiliselt aktiivsemaid piirkondi, sest Karakorami mäestik asub 2 kokkupõrkava kontinendi ilmastikusüsteemide piiril. Tuul võib Kesk-Aasiast sisse tuisata, tuues kaasa jäised temperatuurid ja pimestava lume. Samal ajal võib India ookeanilt tulev suvine mussoon suruda sooja ja niiske õhu mööda orge üles, mis võib põhjustada tugevat lumesadu ja ohtlikke jääolusid. See asukoht muudab K2 äkiliste ja vägivaldsete tormide magnetiks. Ja erinevalt Everestist, mida ümbritsevad tipud osaliselt kaitsevad tormise ilma eest, seisab K2 peaaegu üksi, täielikult avatud. Maa ja järsud nõlvad saavad kogu ebastabiilsete ilmastikusüsteemide löögi enda peale ning see võib põhjustada väga ettearvamatuid ilmastikuolusid, mis võivad hetkega muutuda. Näiteks 2008. aastal põhjustasid mäel valitsenud karmid ilmastikuolud ootamatu jääkilbi varisemise. 26 000 jala kõrgusel. See laviin nõudis 1 päevaga 11 mägironija elu ja vigastas paljusid teisi. Ja kahjuks muudab maastiku ebastabiilsus peaaegu võimatuks ennustada, millal või kus sellised juhtumid võivad aset leida. Ja siis on veel mäekuju ise. K2 on tuntud oma järskude ja paljaste nõlvade poolest. Erinevalt paljudest teistest kõrgetest mägedest on K2-l vähe laugijaid või tasaseid alasid. Tipu on äärmiselt tehniline ning nõuab alpinistidelt liikumist püstiste jääseinte ja tohutute üleulatuvate serakkide vahel. Üks libastumine, üks väike viga võib saata alpinisti tuhandete jalgade kõrguselt alla kukkuma. Siis on veel kõrgus. 18 251 jala kõrgusel on K2 maailma teine kõrgeim mägi. Nagu ma varem mainisin, on sellel kõrgusel hapnikutase umbes 1/3 sellest, mis see on merepinnal. See on kurikuulus surmatsoon, kus inimkeha ei suuda kohaneda hapnikupuudusega. Iga hingetõmme muutub võitluseks, mis viib selleni, et keha hakkab aeglaselt sulguma. See on aeglane surm. Mida kauem sa seal üleval oled, seda hullem, olenemata laviinidest või ilmamuutustest. Ronijad kogevad sageli rasket kõrgushaigust, mille sümptomiteks on peavalu, iiveldus ja väsimus. Kuid see võib minna palju hullemaks. Kõrgmäestiku kopsuturse ehk happ täidab kopsud vedelikuga, samal ajal kui kõrgmäestiku ajuturse ehk CSC põhjustab aju paisumist. Mõlemad võivad olla eluohtlikud, kui kohe alla ei laskuta. Ja K2 mäel on allalaskumine sageli lihtsam öelda, kui teha. Erinevalt Everestist, kus igal hooajal ronib sadu inimesi, on K2 palju vähem populaarne. Lähim küla on päevade kaugusel ning mägi asub kaugel kõigist suurematest linnadest või haiglatest. See eraldatus tähendab, et kui midagi läheb valesti, nagu sageli juhtub, ei ole pääste tagatud. Isegi kopteritel, mida saab välja kutsuda, on omad raskused. Näiteks ettearvamatu ilm ja selgete maandumispaikade puudumine. Ronijad teavad, et kui nad kord juba tõusuga alustavad, on nad suuresti oma pead. Lõpuks loovad K2-l valitsev äärmuslik külm ja tuulekülm väga karmid tingimused. Külmakahjustused on tavalised ja külm võib muuta lihtsad tegevused, nagu köie kinnitamine või kinda kätte tõmbamine, peaaegu võimatuks. Kui temperatuur langeb ja tuul tugevneb, tundub nagu õhk ise lõikaks sind läbi. K2 mäel on iga sinu tehtud otsus elu ja surma küsimus. Mida selga panna, millist varustust kaasa võtta ja millal edasi liikuda või tagasi pöörduda. Kõik need tegurid kokku muudavad K2 tõeliseks inimliku vastupidavuse, oskuste ja tahtejõu proovikiviks. See on mägi, mis ei andesta vigu. Mägi, kus isegi kõige väiksem eksimus võib olla saatuslik. See on paik, kus looduse raev võib üle jõu käia isegi kõige tugevamatele mägironijatele, jättes nad mäe meelevalla. Teades seda kõike, kuidas sa arvad, et ekspeditsioone K2-le saaks ohutumaks muuta? Anna mulle teada, mida arvad. Aitäh vaatamast ja kohtume järgmises videos. Ole julge ja elä vapralt.